Tere tulemast kuulama podcasti Müüdid ja muinasjutud. Mina olen Helina Välb ning viin teid igal reedel erinevatesse maailma paikadesse, et tuua teieni sealseid muinasjutte, legende ja müüte. Head kuulamist! Tere tulemast taas taskuhäälingut Müüdid ja muinasjutud kuulama. Viimasest osast on jäänud selline circa pooleaastane auk, kus minu suvi oli väga tihe ja sügis algas ka väga tempokalt, nii et podcastitamine jäi mõneks ajaks natukene kõrvale. Ja nüüd eks ma jõudumööda teen nii nagu ma jõuan ja nii palju kui inspiratsiooni parasjagu on. Jõudsin just hiljuti noortevahetuselt tagasi koju, olin haige, muidu oli plaanis osa natukene varem postitada, aga tänases osas ilmselt sa kuuled ka, et minu nina on natukene kõlab kinniselt ja lisaks ilmselt on taustal kuulda ka minu kassi nurrumist, sellepärast et ta ei ole minu juurest lahkunud. Nii et nurrumine ja kinnine nina käsikäes. Aga täna aasta viimase nii-öelda osana, sest mõtlesin teha midagi sellist natukene jõulust ja samas ühesõnaga põhiline idee oli midagi talvist. Ja siis mul meenus üks väga-väga ilus kurb muinasjutt Tütarlaps tuletikkudega. Kuigi ma olen Hans Christian Andersenilt üsna hiljuti ühte lugu juba jutustanud, siis mõtlesin, et teen siin kohal ikkagi väikese erandi ja võtan selle Tütarlapse tuletikkudega uuesti ette. Aga kui sa ei ole kuulnud, Metsluiged oli see Anderseni osa, Anderseni lookene, mida ma jutustasin, võid minna seda kuulama. Kui sa kuulad seda praegu YouTube'ist, siis sulle peaks kohe kindlasti ilmuma link sellele videole, aga teiste jaoks on teine Anderseni lugu olemas podcasti kirjelduses, nii et sealt sa saad eelmist ka kuulata. Aga natuke lühidalt siis Andersenist ka veel, kes juhuslikult ei tea. Hans Christian Andersen oli Taani kirjanik ja ta sündis 1805. aastal ja suri 1875. aastal. Ja ta oli, tema muinasjutud on kõige kuulsamad tõenäoliselt. Ta on kirjutanud üle 200 muinasjutu, aga samas pannud kirja ka mitmesuguseid reisikirju, kirjutanud isegi mitu romaani, näidendeid ja arvatakse, et üle 1000 luuletuse. Ja tema muinasjutud on inspireerinud väga paljusid. Nendest on tehtud nii näidendeid, ballette, filme, tõlgitud üle 125 keelde. Ja tänapäeval tähistatakse siis tema sünni aastapäeval ehk siis 2. aprillil rahvusvahelist lasteraamatupäeva, kuna oma muinasjuttudega on ta ju ajalukku läinud. Samas mina seda usku olen, et muinasjutud ei ole kindlasti ainult lastele ja ega ka Tütarlaps tuletikkudega on selline muinasjutt, mida ma mäletan, et mulle lapsena loeti. Meil oli kodus selline muinasjutu kogumik nagu meie laste muinasjutud. Ja seal oli Grimmide muinasjutte, Anderseni muinasjutte ja vist mõned sellised rahvajutud olid ka. Ja ma mäletan, et Tütarlaps tuletikkudega oli selline muinasjutt, mida ma ei kippunud seda nagu ise lugema. Ma lugesin lapsena väga-väga palju ja lugesin raamatuid korduvalt läbi, aga see oli üks nendest muinasjuttudest, mis oli kuidagi, see tegi alati olemise minu jaoks kuidagi kurvaks. Aga sealt käib ka väga tugevalt surma teema läbi ja ilmselt lihtsalt lapsena, kui see ei ole võib-olla nii, see teema ei ole sinu jaoks võib-olla nii selge või on sellega seoses, on mingisugused kogemusi perekonnas, kus keegi on lahkunud. Mina olin väga väikene, 4-aastane, kui minu isa suri, nii et ma arvan, et sellepärast need võib-olla mingid sellised surmateemad mingis sellises vanuses, ma õppisin ka 4-aastaselt lugema, et
need võisid tekitada mingisugust sellist võib-olla teatavat ettevaatlikkust selliste teemade osas, aga mida vanemaks ma olen saanud, seda enam surm kui teema ei tekita minus mingisuguseid negatiivseid tundeid, sest elu juba on kord selline asi, mis surmaga lõpeb ja see on loomulik osa lihtsalt. Aga nüüd täiskasvanuna seda muinasjuttu uuesti üle lugedes ja täna just vist ETV2 jooksis ka lastefilm, saksa lastefilm minu meelest oli see selle teemal. Ja siis ma mõtlesin selle peale, et tegelikult Andersen on selle loo väga-väga ilusasti kirjutanud. Esiteks annab see väga hästi edasi seda, milline oli 19. sajandi alguses võib-olla ühe lapse elu, kes oli sündinud peresse, kus ei olnud võimalusi, kus ei olnud raha, kus igaüks pidi seisma selle eest, et elus püsida. Ja teiseks minu meelest tegelikult seal on väga ilusasti edasi antud seda, kuidas üks väike laps, mis on tema jaoks võib-olla oluline selles hetkes on ju. Muidugi käivad ka religioossed jooned sealt läbi. Jumal on see, kelle juurde siis see väikene tüdruk loo lõpus on ju läheb. Oled sa kuulaja usklik, religioosne või mitte? Mina isiklikult ei ole, aga samas selle loo kontekstis mängib või see nii-öelda see, kuidas Andersen selle oli lahendanud, kuidas see vanaema sellele tüdrukule järgi läks ja kuhu nad lõpuks jõudsid, see lihtsalt, see on väga sümboolne, see on väga ilus ja annab sellele loole tegelikult sellise ikkagi positiivse noodi juurde. Iseenesest lugu räägib vana-aasta õhtust, nii et kui sa kuulad seda täna, siis ilusat pühadaega sulle ja mõnusat aasta lõppu. Kui sa juhtud seda hiljem kuulama, siis ma loodan, et sa ei lase ennast häirida sellest, et juttu on vana-aasta õhtust. Ja tule ikka, kuula meid jälle. Ja ma loodan, et sa naudid tänast lühikest muinasjuttu. Oli kohutavalt külm. Sadas lund ja pime õhtu hakkas juba kätte jõudma. Käes oli aasta kõige viimasem päev, vana-aasta õhtu. Selles külmas ja pimeduses astus mööda tänavat väikene vaene tüdrukukene, palja pea ja paljaste jalgadega. Tõttu öelda oli tal kodunt välja tulles tuhvlid jalas olnud, aga sellest polnud mitte mingisugustki kasu. Need olid väga suured tuhvlid, mida viimati oli kasutanud tüdruku ema. Ja pealegi väike tüdruk oli nad jalast ära kaotanud, kui ta üle tänava tõttes ja 2 tõlda hirmsa kiirusega temast mööda kihutasid. Üht tuhvlit ei leidnudki ta üles ja teisega jooksis üks võõras poiss minema, kes veel narris tüdrukut ütles, et kavatseb seda hällina kasutada, kui tal kunagi lapsed tulevad. Nii kõmpis see väikene vaene tüdruk oma peenikeste paljaste jalgadega, mis olid külmast nii punased. Vanas põlles kandis ta suurt hulka tuletikke ja ühte tikukimpu hoidis ta käes. Mitte keegi polnud temalt päeva jooksul mitte midagi ostnud. Keegi polnud andnud talle pennigi. Tühja kõhuga ja külmetades kõndis ta ja oli õige rusutud näoga vaene väike. Lumehelbeid langes tema pikkadele heledatele juustele, mis kenasti kähardudes peitsid ta peenikese kaela, kuid ega kenaduse peale ta praegu küll ei mõelnud. Kõikidest akendest paistis küünlavalgust ja mõnus haneprae lõhn tungis tänavalegi. Oli ju vana-aasta õhtu. Ta käkardus istuma sügavasse nurka 2 maja vahel, millest üks ulatus natukene kaugemale tänavale. Oma peenikesed jalad tõmbas ta keha ligi, kuid külmetas ikkagi edasi. Kojumineku peale ei tahtnud ta kasugugi mõelda, sellepärast et ta polnud müünud ühtegi tikku, saanud mitte ühtegi penni. Isa oleks teda seepeale kindlasti kodus peksnud ja ega koduski oli külm, sest katuse all, kus nad elasid, vihises tuul. Kuigi kõige suuremad praod olid kaltsudega kinni topitud. Nüüd oli tüdruku käed juba külmast päris kanged. Ta mõtles, et kui mõnus oleks põlema panna üks tuletikk,
kui ta vaid julgeks selle ühe kimbust välja tõmmata ja vastu seina põlema kraapsata. Ta tõmbaski ühe ja kuidas tikk põledes särises ja sädemeid pildus. See põles sooja ja heleda leegiga nagu küünal. Tüdruk pidi seda küll peoga tuule eest varjama. Mõtles, kummaline küünal. Talle justkui tundus, et ta istuks suure messingnuppudega kaunistatud raudahju ees. Tuli põles nii suure leegiga ja andis nii palju sooja. Tüdruk sirutas juba jalad välja, et neidki soojendada, kuid leek kustus. Haihtus ahi ja ta istus jälle külma käes, põlenud tuletik näppude vahel. Ta kraapis uue tiku põlema. See süttis, see põles ja seal, kus valgus langes kivimüürile, muutus see läbipaistvaks nagu loor. Tüdruk nägi otse tuppa, kus lumivalgele linale oli kaetud pühade laud ilusa portselanserviisiga ja isuäratavalt lõhnava õunte ja ploomidega täidetud hanepraega. Ja mis kõige suurepärasem, see hani hüppas vaagnalt maha ja taarus mööda põrandat kahvel ja nuga seljas otse vaese tüdruku poole. Siis äkki kustus tikk ja tüdruk nägi vaid paksu külma kivimüüri. Ta süütas veel ühe tiku. Äkitselt istus ta imeilusa jõulukuuse all. See oli veel suurem ja ilusam kui see kuusk, mida ta viimane jõulupüha oli rikka kaupmehe juures läbi klaasuste näinud. 1000 küünlad põlesid rohelistel okstel ja kirjud pildid, millega kaupluse akned kaunistatakse, vaatasid tema poole alla. Väike tüdrukukene sirutas oma käed üles ja sealsamas kustus tuletikk. Lugematud küünlad tõusid aina kõrgemale ja kõrgemale. Need olid nüüd nagu heledad tähed taevas. Üks neist lendas alla ja jättis taevasse pika tulejoa. Nüüd vist sureb keegi, mõtles tüdruk, sest tema armas vanaema, kadunukene, ainus, kes kunagi ta vastu hea oli olnud, oli alati öelnud, kui täht langeb, läheb kellegi hing üles Jumala juurde. Tüdruk kraapis jälle tuletikuga seina ja selle ümber tekkis valgusring ning selle keskel seisis vanaema. Nii selgelt ja säravana, nii hella ja armsana. Vanaema, hüüdis väike tüdruk, võta mind palun kaasa. Tean, et sa kaod kohe, kui tuletik kustub, samuti nagu soe ahi, lõhnav hanepraad ja suur jõulupuu. Ja rutu tõmbas ta põlema kõik tuletikud, mis veel alles olid. Nii väga tahtis ta vanaema veel näha. Tikkudest sündis selline hele valgus, mis oli kirkam kui päisepäeva ajal. Vanaema polnud mitte kunagi varem nii ilus olnud. Ta võttis väikese tüdruku sülle ja täis rõõmu ja kirkust lendasid nad kõrgemale ja kõrgemale. See oli olnud külma, nälga, hirmu ega tuska. Nad olid Jumala juures. Majade vahel nurgas kössitas külmal talvehommikul väike punapõskne tüdruk naeratus suul, elutult. Vana aasta viimasel õhtul surnuks külmunud. Uue aasta esimene hommik valgustas väikest keha, kes istus tuletikud käes. Üks tikukimp peaaegu ära põlenud. Arvati, et oli tahtnud end soojendada, kuid keegi ei teadnud, missugust ilu oli ta näinud, missuguses hiilguses oli ta oma vanaemaga uusaasta rõõmudesse pääsenud. Aitäh, et kuulasid podcasti Müüdid ja muinasjutud. Kohtume juba järgmisel reedel. Kuulmiseni!